Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Vaatan tühja kirjakasti, läinud lootus oma teed. Minu tunde vabaks lasti, ainult harjumus on veel. Läinud kaotsi minu ümbrik, lennukites, rongides. Ehk on kuskil tekkinud ummik minust kaugel linnades. Pole tulnud kirju pitki kuid, kas oled sa või pole sind. Ikka näen ma põõraid ümbrikuid ja vaevalt aitavad need mind. Mulle olema peab see, läinud kaotsi minu ümbrik või ehk jäi ta saamata. Istun vaikselt oma kambris, endast võiksid teatada. Pole tulnud kirju pitki kuid, kas oled sa või pole sind. Ikka näen ma põõraid ümbrikuid ja vaevalt aitavad need mind. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin on Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna stuudios, otsestuudios Ainar Ruussaar, Margus Mets ja Priit Hõbemägi soovime oma kuulajatele rahulikku vaikset laupäeva ja hakkame peale oma tänaste teemadega, laulis Anne Veski saamata kirjadest ja siin oli vihje Aija Teibaga siis sellele sündmusele, et valitsus soovib erastada Eesti Posti, mis tegutseb Omniva kaubamärgi all ja koos sellega siis peaks meie igapäevastes eludes kaasa tulema ka väga palju igasuguseid muutusi, mis on seotud nii kirjade, pakkide kui ajalehtede kojukandega ja sellest me nüüd ka räägime, aga Margus, tegelikult see Omniva erastamine ei ole ju mingisugune uus idee. Ei, no seda on ju mitu valitsust ju nende siiani riigi omanduses olevate ja põhimõtteliselt erastamist võimaldavate ettevõtte nimekirjas loetlenud. Seal on ju tegelikult teisigi olnud veel neid. Praegu käib juba Teede Tehnokeskuse erastamine. Räägitud on ju mitmel korral sellest, et võiks järgmise paketi Tallinna Sadama aktsiaid müüki panna. Enefiti, mida kogu aeg erastada taheti, on nüüd juba uuesti taasriigistatud, nii et see on nagu sealt nimekirjast välja kukkunud, aga põhimõtteliselt ju joon on õige. Küsimus on nüüd pigemini selles, et kuidas need väikesed detailid jälle saatanlikuks ei saaks asja sees. No vot just, millele sa viitad, on ju tegelikult see, et joon on tõepoolest õige, aga meil on ju ajaloost paar näidet, kus riigile kuuluvate ettevõtete erastamine on ikkagi olnud erakordselt keeruline, emotsionaalne ja juriidiliselt aeg-ajalt ämbrisse läinud protsess. Eesti Raudtee erastamine, mäletate veel, 20 aastat tagasi Giovanni Sposato ja Antonio Angotti ja kes kõik veel, vahepeal tõepoolest oli riigil vaid 30 millegiga protsenti Eesti Raudteest, praegu on Eesti Raudtee jälle riigi oma, eks. Ja jääb üle oodata seda hetke, millal tuleb Mihhail Kõlvart Keskerakonna jüngritega toome Omniva riigile tagasi. Jah, täpselt nii ja lennukompanii erastamine, eks ole, Nordica läks pankrotti 2015, praeguseks on kompanii erastatud, viimane neile kuuluv lennuk ka Tallinnast lahkunud ja maha müüdud, aga see protsess oli ka ju päris keeruline, et tegelikult see on üks keeruline protsess, ilmselt ka Omnivaga tuleb see samasugune. Ja, kahtlemata, aga vaatame, milliseid argumente tuuakse esile selleks, et Omnivat
müüa ja siis selle kohta ütleb siis regionaalminister Terras, et müügiotsuse peamised põhjused on muutunud turuolukord ja postiteenuse kasutamise vähenemine. Ehk et siis argument on see, et kirju saadetakse järjest vähem ja vähem ja tegelikult on see ka reaalsus. Ja lisaks ta ütleb siis seda, et Omniva erastamise eesmärk on tuua posti- ja pakiteenuste turule rohkem konkurentsi, mis tähendab inimestele paremat teenust ja mõistlikumat hinda. Ja seda lausus siis Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak. Ma soovitaksin Õnne Pillakul mitte siukest jama ajada, sellepärast et kui ta on käinud, ma ei tea, kas nii kõrgel ametikohal olev siis rahvaesindaja käib kuskil tavaliste inimeste mingisuguse Selveri, Rimi või mingisuguse Prisma juures, aga kui ta nurga taha vaatab, võib-olla isegi vaja nurga taha vaadata, siis ta näeb, et seda konkurents on oma kapid pannud sinu ritta, et seal on näiteks TPD, Saksa Posti teenuste firma, siis on seal ameeriklaste UPS, siis on seal ameeriklaste FedEx, siis on seal Winipack, siis on seal soomlaste Smartpost, nii et ma ei lugenud isegi kõiki ette, aga vähemasti 5 erinevat firmat, mis omavahel väga tugevasti konkureerivad, toovad meile kõigile pakke koju, kusjuures pange tähele, nad ei ole sellised, võib-olla sellised primitiivsel viisil konkureerivad, et kui sa tellid midagi Ameerikast, siis toob sulle tingimata FedEx. Ei, FedEx omakorda töötab koos Smartposti või töötab ka koos Omnivaga, nii et sa saad näiteks Smartpostilt saad teate oma paki kohta, aga tegelikult saad selle kätte Omniva kapist. Nii et ma ütleksin, et konkurents Eesti turul on väga tihe, et see jutt, et siin Omniva erastamise eesmärk on konkurentsi juurde tuua, et see argument nüüd küll siin ei päde. Nii et aga ma saan aru, et kui see on olnud tükk aega nimekirjas, mitmeid valitsusi ja ma põhimõtteliselt olen nõus, et riik ei pea kõikide asjadega tegelema, aga Omniva minu meelest on natukene teistmoodi ettevõtte, sellepärast, et see Omniva oma universaalse postiteenuse kaudu, mis siis peab inimestele perioodikat ja kirju koju kätte viima, et selle kaudu on ta riiklikult strateegiline ettevõte. Jah, postiteenus ongi riiklikult tagatud avalik teenus, see on seadusega tagatud peale. Jah, seadusega tagatud ja tõsi on see, et Omniva ise väidab, et see nii-öelda kirjakande teenus moodustab ainult 5% ja tõepoolest ongi keeruline ja kallis viia kirja või paberlehte tõepoolest kuhugi, kus on üha vähem elanikke, aga mis on tõepoolest mõnest keskusest kaugemal. Meenutagem, et Omniva ju tegelikult sulges pooled postkontorid või kavatseb nüüd sulgeda juba praegu, eks ole, ka suuremates linnades isegi, nagu Jõhvis näiteks. Nii et tegelikult see teenus tuleb üle vaadata, aga kirjakande teenus kui selline peab säilima. Keegi seda seadust ei ole muutnud, kirja peab inimene saama ükskõik, kus ta ennast ja oma postkasti deklareerinud ei ole ja see on tõepoolest kallis. Aga seal on ju minu meelest põhiküsimus, mille üle me peaksime praegu ka poliitikas arutama, on ju see, et rehkendusele on hakatud nagu natukene valest otsast lähenema. Tähtis ei ole mitte suure hurraaga välja kuulutada seda erastamist, vaid tegelikult peaks riik paika panema ka võimaliku erastaja jaoks, et see saaks üleüldse oma äriplaani kalkuleerida ja mingit parimat pakkumist teha selle, et kuidas ja missugused nõuded kehtivad siis sellele kirjade laialikandele, perioodika laialikandele, missuguste tähtaegadega, missuguste tingimustega peab see olema teostatud ja kust selleks saadakse raha. Ja miks ma muidu lähen neid aktsiaid ostma? No täpselt, sest see osa on nagu kuidagimoodi jäetud väga õhku, et praegu on ju ainult Terrase asekantsler öelnud seda, et riik on valmis ka sellele asjale peale maksma, aga ei saa jätta erastamisel sellist asja nagu kuidagimoodi ebamääraseks. Selge see, ja see on tegelikult 2 paralleelset protsessi, et üks on siis see Omniva erastamine, millele valitsus on heakskiidu andnud ja teine on siis uus postiseadus ja see just nimelt kõiki neid tingimusi reguleerib siis uus postiseadus ja uus postiseadus on praegu siis läbinud esimese lugemise ja just nimelt see uus postiseadus siis paneb paika selle, kui palju, mida ja kunas kohale viia, aga nüüd miks ma enne ütlesin, et minu meelest on see kõik riigi jaoks väga strateegiline, sellepärast, et see aegade jooksul on meediaettevõtted näinud seda, et Omniva püüab nii-öelda maksimaalselt vähendada paberajalehtede kodukannet. Ehk selleks on nagu mitmesuguseid võimalusi, et on võimalus tõsta hinda, nii et siis see hind muutub kättesaamatuks väljaannetele, on võimalik muuta siis
koju kanda aega, näiteks inimesed ei taha, kui lehte hommikul enam koju kätte ei tooda, siis inimesed loobuvad selle tellimisest, nad ei lähe mitte üle kuskile internetti, no võib-olla mõni kergeusklik niimoodi arvab seal Toompeal, vaid nad lõpetavad üldse selle kasutamise. Nüüd, et oluline on siis see, et selle universaalse postiteenuse kontekstis ajalehtede, paberajalehtede kodukanne Eestis jääks siis nii-öelda pikemaks ajaks püsima ja praegu siis planeeritakse nii, et järgmiseks 5 aastaks siis püütakse selle seaduse muudatusega, kui see nüüd kõik niimoodi läheb, siis asja kuidagi mõistlikult teha, aga nüüd on teine aspekt on see, et see, millest siis Riigikogu ja kõik ka minister Terras ja Õnne Pillak ei paista üldse aru saavad, on see, milline riigikaitseline tähtsus on paberajalehtedel. Praegu meil on Eestis umbes 200 000 inimest, kes suur osa väljaspool Tallinnat ja Tartut, kes paberajalehtedi loevad ja meediaettevõtete paljudel kohtumistel siis Riigikantseleiga, kes kriisiteemadega tegeleb, on Riigikantselei selgelt välja öelnud seda, et Riigikantselei on väga huvitatud sellest, et paberajakirjandus toimiks ka siis kriisi ajal ja meie meediamajade esindajad oleme Riigikantseleile öelnud ja niikaua, kuni siis ei ole trükikoda nagu tükkideks pommitatud, me trükime need lehed valmis, aga vaadake, meil ei ole endal kojukandesüsteemi, sellepärast, et Eesti Vabariigi Konkurentsiamet ei lubanud siis erameediamajadel Eesti Postiga teha ühist kojukandesüsteemi ja nüüd on olemas ainult monopoolne Eesti Posti kojukandesüsteem. Kui meie trükime ajalehed valmis ja need jäävad trükku ukse juurde hunnikusse seisma, siis me ei saa informeerida inimesi ehk Omniva peab funktsioneerima, see on kriisioludes äärmiselt oluline, Riigikantselei saab sellest suurepäraselt aru, me oleme nendest teemadel rääkinud, aga paistab, et see ei jõua siis koalitsioonini, see ei jõua valitsuseni, see ei jõua Reformierakonna fraktsioonini. Minu soovitus on see, palun rääkige Priit Talvega Riigikantseleist, rääkige nendest asjadest, te saate palju targemaks ja te saate aru, mispärast paberajakirjandus on oluline Eesti Vabariigi julgeoleku osas, sellepärast informeeritud inimene oskab teha õigeid otsuseid ja paberajaleht elab palju kauem, ehk et seda antakse käest kätte, inimesed loevad neid ja saavad targemaks ja teevad õigeid otsuseid. Nüüd on meediamajadel võimalik siseneda sellele turule ja osta siis Omniva aktsiaid. Seda küll, aga nii palju siis Omnivast, aga see nädal tõi ju meile ka mitmesuguseid huvitavaid majandusprognoose, mille järgi me peaksime aru saama, kuidas meil siis järgnevatel aastatel minema hakkab. Jah, 28. veebruaril läks kõik justkui nagu prognoositult veel ja majandus näitab mõningat kasvu, netopalk statistiliselt kasvab, pensionärid saavad raha juurde, tööpuudus ei ole suurenenud, need on need arvud, mida me praegu teame tõesti. Aga nüüd tegi nii Eesti Pank kui ka Rahandusministeerium uue prognoosi, mille puhul nad ise ka tunnistavad, et see võib olla optimistlikum, kui tegelikkus välja näeb ja kas tõepoolest 2,8% majanduskasv lähemates kvartalites ja järgmisel aastal on võimalik, saab näha, sest see, mis toimub tegelikult Lähis-Idas, see mõjutab ikkagi väga palju kõiki hindu ja nafta hind teeb selliseid trikke üles ja vahepeal allapoole ja siis jälle kõvasti ülespoole rääkimata gaasist, nii et tegelikult me ei tea, kuidas kogu see energeetikasektoris toimuv mõjutab kogu ülejäänud elu. Ehk siis selles mõttes, kas me oskame ennustada, et inflatsioon jääb sinna 3 ja 4% piiridesse selle aasta teisel poolel või järgmisel aastal, mina küll ei julgeks. Ja? Kui võrrelda nüüd seda Rahandusministeeriumi neljapäeval avaldatud prognoosi ja veel varem avaldatud Eesti Panga prognoosi, siis mina soovitaksin küll pigemini kõigil lähtuda Eesti Panga prognoosist. Ja miks? Sellepärast, et seal oli toodud eraldi stsenaariumid välja ja põhiline komponent, mis mõjutab ühe või teise stsenaariumi realiseerumise tõenäosust, on nafta hind ja Eesti Panga prognoosid sätestavadki neid erinevaid määrasid, sest baas on võetud $90 naftabarreli hind ja siis on tehtud järjest 120, 150, 200-ga. Tänane reaalsus on pigemini $120 barrelist nii-öelda järgmise poole aasta ja aasta lõikes ja kõik need
prognoosid, mis lähtuvad madalamatelt tasemetelt, on tegelikult suures määras nagu ilukirjandus ja endale elu ilusamaks mõtlemine, kui see tegelikult kujuneda tõotab. Jah, fakt on ka see, et Eesti tegutseb niikuinii eelarvereeglite piiril ja ühtepidi on surve hinnatõusuks see, mis tuleneb energeetikasektorist, teistpidi, kui hinnad on kord juba tõusnud, siis isegi kui saabub mingi stabiilsus, siis nad päevapealt niisama ei kuku, ehk siis see on tegelikult väga, väga keeruline ja kolmas asi, millega tuleb arvestada ja millega ilmselt poliitiliselt parteid vähemalt loosungites arvestavad, on see, et vabandust, järgmisel aastal peaksid taas tõusma haridustöötajate palgad, kultuuritöötajate palgad, sisejulgeolekutöötajate palgad ja nii edasi. Teema, mis tegelikult alati paelub avalikkuse tähelepanu ja mis on oluline summa ka riigieelarvest. Seda teeb muidugi lihtsamaks seesama inflatsiooni näitaja, et kui praegu meil baasstsenaariumites arvestatakse siin et 2, maksimum 3%, siis reaalsus pigemini kipub selle aasta lõikes tulema jälle sama, mis eelmiselgi, ehk 5%. Ja see iseenesest toob ju eelarvesse lisaraha, mida on siis poliitikul järgmise aasta valimisaasta eelarve puhul nagu jõuluvanana kingitusi jagades ju palju lihtsam jälle nii-öelda kasutada. See valimiste lähenemine ongi võib-olla kõige suurem selline must hobune, mis on sellega eelarve ja kõikide muude asjade juures. Et selline common sense või selline talupojatarkus ütleb seda, et mida lähemale valimistele, seda vähem tehakse selliseid karme otsuseid, seda vähem soovitakse midagi kärpida, seda vähem soovitakse siis maksutulusid suurendada, nii et meil on nüüd siin aega, ütleme nagu 11 kuud. 11 kuud, aastakene tahtsin öelda, et aastakene on aega päris sellist rahulikku elu, et ühesõnaga paistab niimoodi, et mis iganes toimub kuskil Hormuzi väinas, mis toimub kuskil seal Iisraelis, mis toimub Iraanis, mis iganes seal võib ka toimuda, aga samal ajal Eesti poliitikud naeratavad valijatele, loovad endale sellist head potserdatud meeleolu ja küll võib-olla püüavad vahepeal müüa mingit omnivat, aga siis, kui asi läheb põletikuliseks, siis ütlevad, et äkki praegu ei müügi seda, et vaatame mõnikord hiljem, kui on paremad ajad selle jaoks. Et tegelikult on ju niisugune, ootab meid ees selline kena rahulik aasta mujal. Möllab sõda, aga meie valmistume rahulikult valimisteks. Kena rahulik aasta, ta ei tule sellepärast, et juba suvel ikkagi hakatakse ju koostama 2027. aasta riigieelarvet, mis tegelikult tuleb ju seaduse kohaselt vastu võtta enne parlamendi valimisi, ehk siis jaanuaris 2027, hiljemalt tavaliselt toimub see ikkagi detsembri algul või detsembrikuu jooksul enne jõule. See saab olema väga keeruline istuvale valitsusele ja praegu küll tundub, et see valitsus jääb püsima vähemalt esialgu. Ma arvan, et valitsus kindlasti jääb püsima seepärast, et kes see loll ikka tahaks nüüd hakata viimasel hetkel sinna sellises olukorras hüpata sinna rooli juurde, aga vaata nüüd seda, et jah, valitsus peab tegema siis riigieelarve strateegia valmis, aga arvestades siis valitsuse olematut populaarsust, valitsuse juhtide olematut populaarsust, kõiki neid teemasid, millega me siin päevapäevalt tegeleme, julgeoleku teemade ja muude selliste asjadega, ja seda, et vähemasti paistab nii, et ka praegune siis koalitsioon ja valitsus on kindlalt leppinud sellega, et nad kaotavad oma positsiooni ja lähevad siis aastateks opositsiooni. Et ma lihtsalt jälle talupoja mõistuse seisukohalt küsin, mis mõte sellel riigi eelarve strateegial on? Et ma küll kardan, et meil on olnud sellised erinevad nii-öelda strateegiad mitte kirja pandud, et kas kulutame kõik ära või siis ei jäta vaenlasele mitte ühtegi nagu püstiseisvat maja. Et või siis võtame laenu. Seda ka rohkem ei saa. Võtame laenu või siis kirjutame selliseid seadusi, et meist järgmised ei saa enam mitte midagi muuta. Mis lõppkokkuvõttes ei vasta nagu ju tegelikkusele, aga üldiselt on see ikka selline nagu meeleolu, et pärast meid tulgu või veeuputus, nagu me antiikajast. Ja see vist on see Madame de Pompadouri ütelus nagu Louis XV. Okay, jah, tõepoolest vastab tõele. Aga see olukord on natukene sarnane, et meil on selline väike seltskond, kellel pole toetust
pole valijaid, kes tõenäoliselt lähevad ära ja siis nad teevad nagu riigieelarvete strateegiat, et mulle tundub see nagu kummaline, et võib-olla mõistlikum oleks siis üritada seda teha ka opositsiooniga koos, aga ma saan aru, et see on nii mõttetu ettepanek, et keegi isegi ei hakka selle üle arutama. Nojah, sest meil tuleb ju tegelikult ju 2 vaatust veel selles ilusas draamas. Esimene vaatus ju on juba enne augustit, kui valmib nii-öelda see suvine majandusprognoos Rahandusminil ja kui hakatakse reaalselt järgmise aasta eelarvet kokku panema, sest Rahandusmin minu teada juba ju on valmistamas ette käesoleva aasta lisaeelarvet. Ja see on ju jälle tavainimese mõistusele nagu väga kaksipidine asi, et ühelt poolt võib-olla tõesti, kuna hinnatõus on oodatus suurem, väga paljud riigiasutuste kulud on nii nagu eraisikute ja ettevõtetegi kulud paisunud nagu pärmi peal vastu oksa neile ootustele, mis eelmise aasta sügisel olid, et tuleb rahulikum aasta. Aga teisest küljest, kui meil oli ju riigieelarve puudujääk nii-öelda vastu võetud kujul juba 4,5% praktiliselt, siis mismoodi saab võtta seisukohta, et kui ennem oli kõik puudu, nüüd on natuke vähem puudu, aga jagaks selle natuke vähem puudu asja jälle uuesti ära. See on ainult nii-öelda valimistest siseneva poliitiku seisukoht saab olla, mitte nagu reaalselt igapäevast majandamist tegeva inimese seisukoht. Jah, ja tegelikult neid valdkondi, kus tuleb teha põhimõtteliselt ümberkorraldusi ka selle tõttu, et meie rahvastik muutub veidi mõneks ajaks, on näiteks haridussüsteem, millele on juhitud tähelepanu. Neid inimesi, kes lõpetavad gümnaasiumi, kellel on keskharidus ja kes võiksid soovi korral kandideerida kõrgkoolidesse, neid on ligi 1000 rohkem kui seni. Ehk siis tegelikult ka see eeldab mingeid ümberkorraldusi. Ainus asi, milles tegelikult on kõik parlamendierakonnad täna rohkem või vähem kokku leppinud, on kaitsekuludeks. Mis on tegelikult mingis mõttes ikkagi hea märk, et kui on väga vaja, siis ollakse võimelised kokku leppima. Aga selle aasta, õigemini järgmise aasta eelarve ja selle aasta võimaliku lisaeelarve menetlemise kõrval minu meelest on äärmiselt tähtis, et kuidagi moodi tuleks Eesti poliitikasse see sama debatt, mis Soomes on nii-öelda viimased aasta aega juba peetud ja soomlased on ju jõudnud ka nagu erakondade vahelisele üldisele kokkuleppele oma riigi rahanduse korrastamiseks, sest nad on ju veel hullemas võlaaugus kui meie ja teevad ka tõeliseid kärpeid. Mitte ei räägi selliseid umbmääraseid jutte, et piirame valitsemiskulusid. Valitsemiskulude piiramine on väga tore, hea ja jumalale meelepärane asi, aga see ei aita meid välja sellest eelarveaugust, tuleb hakata reaalselt inimestele pakutavaid teenuseid piirama ja see otsus on alati valus, eriti valimiste aastal. Ja loodame, et sügisese valimiskampaania käigus nagu tegelikult hakatakse asjast rääkima. Mitte nagu lihtsalt ilusaid mõtteid, et mida kõike võiks teha. Ja pakutavate teenuste piiramine omakorda tähendab päris palju muudatusi seadusloomes, ehk siis parlamendile jõudu selleks. Siit nüüd on suvi ukse ees, siis parlament ei tee mitte midagi, vaid nagu öeldakse, puhkab suvel, kuid on samal ajal kogu aeg tööl, nagu nad ise on öelnud. Aga siis ei maksa unustada sedagi, et enne kui läheb parlamendi valimisteks, on ikka risti alusel presidendi valimised, vahepealne suur hurraa ja õiendamine sel teemal, et kas erakonnad suudavad jõuda kokkuleppele selles, et Alar Karist siis toetada teiseks presidendi ajaks, et Isamaa on öelnud, jah, nad toetavad, sotsid on teinud mökk-mökk, Eesti 200 on rääkinud üldse väga kummalist asja, vähemasti Lauri Hussari suu läbi, et ei saa aru ühesõnaga, et neil on vaja veel midagi mõelda või et praegu pole õige hetk. Ühesõnaga see jutt on selline nagu imelik keerutamine ja mingisugust kala selles sogases vees üritatakse püüda, aga mis kala sealt tahetakse välja tõmmata, see on täiesti arusaamatu ja siinkohal väike paus.